Tere ilusat hommikut! Käes on järjekordne pühapäevase mõtiskluse aeg. Ja ühtlasi on käes ka võrdpäevsuse aeg, ehk siis kevadine pööripäev. Ja see on see aeg, kus me kas siis teadlikult või alateadlikult oma näo ja hinge ja suuna pöörame siis valguse ja kasvamise poole. Ja nii nagu vanadest aegadest peale, et maa- ja metsarahvas on nii-öelda siis välitöödele läinud, põllu- ja aiatöödele läinud, selleks, et siis uut saaki kasvatada ja uut, et järgmisel nii-öelda aastaringil jällegi hakkama saada, siis täna me võib-olla sellise ellujäämise nimel kõike seda tegema enam ei pea. Aga see ei tähenda, et inimese loomus oleks kuidagi muutunud. Vaatamata sellele, et me oleme urbaniseerunud ja elame kaasaegses moodsas elurütmis, töötame talvel ja puhkame suvel ja nii edasi, siis meie genotüüp, meie rakumälu kannab endas seda informatsiooni, et me oleme aastatuhandete vältel käinud loodusega koos, me oleme elanud looduse järgi, et kui looduses on aktiivne ja valge aeg, siis inimene on ka oma loomult aktiivne, ja kui looduses on pime aeg, siis inimene on ka rahulikult, kulutab vähe energiat selleks, et hakkama saada, selleks, et üle elada. Ja et võib-olla siis sellisel sümboolsel kujul, et muidugi kõige selline märgilisem või väekam aeg siis praegu oleks siis olnud see nii-öelda pöörireede, eks ole, et teha pöörilõket. Pöörireede või pöörilaupäev, et hetk enne seda suurt pööripäeva. Aga samas see aeg on 3-4 päeva kõik nii-öelda maagiline või tähendusrikas. Et kui sa oled sattunud mind siia kuulama, siis ma palun nagu sinul ka, et võta endale hetk aega. Mõtle, mis on need asjad, mis on aidanud sul siia kevadesse välja tulla. Mis on aidanud sul siia kevadesse välja tulla ja mis on see, mis on eelmise kevadega võrreldes teisiti. Et vaata, see on nagu see koht, et kui me nagu nendelt samadelt oma esivanematelt õpime, et kui nad eelmisel hooajal nii-öelda koristasid saaki ja mida siis hoiti üle talve, mida ei hoitud, millest oli puudu, mida jäi üle, ka vaimsel ja emotsionaalsel tasandil me saame tegelikult vaadata, et millised olid need meie pinged, millised käitumisviisid ja mõttemustrid meil seda pinget aitasid toita ja elus hoida, kas me täna seda kõike vajame või oleks mõistlik need nii-öelda lõpetada ja selja taha tõsta. Ja mis on need asjad, mida sa kindlasti jätkata tahad, nii tegude mõttes kui ka siis mõtteviisidena, suhetena, suhtlemisviisidena, et mis on see, mida viljeleda edasi, mis on see, millele panna punkt ja lasta seal minna. Ja mis on need uued asjad, et kuna kevad on ka selline, sõna otseses mõttes külvi aeg, eks ole, et mida külvad, seda lõikad, et mis on see, millele sa võtad uue fookuse, mida sa tahad teha nagu sootuks teisiti, mis on selline, mis vajab nagu sinu hoolt ja tähelepanu eriti. Ja neil päevil oleks hea, kui sa võtad omale pliiatsi ja märkmiku ja paned mõned mõtted kirja, et mis on see, just nimelt 3 tulpa, et millega sa tegeled edasi, mis on see, millel lased minna ja mis on see, mille võtad uueks sihiks. Ja samamoodi, et millised oskused ja võimekused sul on, milliseid asju on vaja endas arendada, võib-olla on kannatlikku meelt vaja, võib-olla on sellist, jos ma ütlen, suhtlemise julgust või avatust, ma pigem ütleks, et see ei olegi julgus, et see on see,
et niisugune autentsus või ehedus, et ma räägin asjadest nii, nagu nad on, nagu ma mõtlen, nagu ma tunnen, nagu hetkel mulle näib, on ju. Et vaata nagu selle pilguga. Ja sa võid võtta ükskõik siis millise nii-öelda osta endale näiteks poest või oled sa ise sügisel seemneid kogunud, osta endale mõne taime seemned, et kas need on siis ilutaimed või köögiviljad ja pane omale, vaat see sama seemed, mida ma tahan sellel aastaringil kevadest järgmise kevadeni või tegelikult ütleme siis talveni iseenesest, eks ole, et sügis peale Mihklipäeva me nagu koristame seda vaimset saaki ka sisuliselt, on ju. Et mida ma siis sellel kasvuhooajal tahan kasvatada? Näiteks, ma ei tea, enesekindlust. Siis sa võtad ühe taime ja milline taim võiks sinu enesekindlust kõige rohkem sümboliseerida. Ma ei tea, kas see on mingisugune õitsev kress või aster või astilbe või porgand, hernes, on ju. Et paned omale need seemned maha ühte potti või peenrasse. Ja siis, kui sa selle taime eest hoolitsemas käid, siis sa iga kord mõtled, et sa hoolitsed oma enesekindluse eest. Või sa hoolitsed oma eheduse eest. Või sa hoolitsed oma, mille eest veel, aususe eest, eks ole. Sa hoolitsed oma julguse eest. Sa hoolitsed oma ettevõtlikkuse eest, mis iganes ressurssi sulle on vaja kasvatada. Et sa võid tegelikult nagu loodusega koos seda teha, sest taimed on ikkagi kõigest taimed. Aga kui sa annad talle tähenduse, siis ta hakkab sulle tagasi andma iga kord, kui sa temaga kohtud. Inimeste maailmas on ju samamoodi tegelikult. Et need inimesed, kellest me midagi peame, annavad meile moel või teisel midagi tagasi. Kas või õige vähe, aga midagi siiski. Et see on siis üks selline väikene nipp, mida siis teha, et pane oma puuduolevad ei ole hea sõna, vaja minevad ressursid taimede näol kasvama. Oma kogemusest räägin umbes 8-9 aasta tagusest ajast. Tegin ühe sibullille peenra ja siis ma just tundsin, et mul on vaja nagu sellist naiselikku voolamist nagu rohkem endas kasvatada. Ja siis ma panin sinna erinevaid sorte, ma panin sügisel need maha, sest sibulilled talvituvad maas ja siis kevadel hakkavad õitsema. Ja siis ma sügisel panin need sinna enne lumetulekut maha, erinevad sordid ja ma panin igale sellele liigile, sordile, mitte liigile, vaid sordile nagu mingisuguse väärtuse, et üks oli siis harmoonia ja siis oli ma mäletagi, mis seal veel oli, mul oli ka enesekindlus, et erinevad asjad ühesõnaga ja siis oli nii äge, kui seal järgmised aastad see peenar nagu õitses, eks ju, et sina võid teha samamoodi, et panna, praegu kevadel me paneme tavaliselt siis kas suvelilli, suvikuid või siis ka püsikuid, et sibullilli vist kevadel eriti ei pane, aga see võib olla vabalt ka mingi köögivili või midagi ja siis sa sügisel korjadki seda saaki ja söödki siis oma seda enesekindlust või ausust või mida sul vaja parajasti oli, eks ole. Et üks väike selline rituaal sulle siit kaasa võtta. Siis kui sa teed lõket, isegi kui see pöörilaupäev on läbi ja pöörireede ja pöörilaupäev ja nüüd, et ka täna ja homme võid sa seda lõket teha, sest jällegi päevast olulisem on see tähendus, mille sa annad. Ja siis see lõkketuli on selles mõttes jällegi väikene rituaal sulle, kui sa tahad, kui sa oled rituaali usku inimene, et näiteks need harjumused või need mõtted, mis sind nagu ei toida enam, mis sind ei hoia enam või mis tekitavad liigset pinget. Et need võid kirjutada ükshaaval paberilipikutele. Ja siis kui sa istud seal lõkke ääres, et siis ükshaaval viska need sinna tulle ja iga kord, kui sa selle ühe lipiku viskad, siis ütle see mõte või ütle see asi kõva häälega välja ja ütle, et ma annan su vabaks. Siis istu, tunneta seda, kuidas see vabaks saab, kuidas ära põleb, kuidas see energia transformeerub ja siis pane järgmine jälle, ütle, mis asi see on ja ma annan su vabaks. Ja tunneta, kuidas ta läheb, kuidas ta muutub, kuidas see muutus sinu sees tekib. Et niimoodi sa võid sinna sellele tulevana hammaste vahele sööta igasuguseid energiaid, mida sa täna enam ei vaja. Sama võib olla ka siis selliste haiguste või probleemidega, et kui sa oled sellest haiguse õppetunnist, sellest katsumusest nii-öelda aru saanud, siis ka seda saab
moel või teisel vabastada. Aga loomulikult imeline tervenemine ei teki ikkagi siis, kui need õppetunnid on omandamata. Aga jällegi leevendust võib tuua, et selles mõttes võib proovida neid asju. Ja siis igasugused sellised rituaalid, et näiteks hommikul päikesetõusu ajal mine allikale. Paluallikast puhastavat, tervendavat vett, kraabi allikasse hõbedat, mõne hõbelusika küljest või hõbeehte küljest tänutäheks ja võta siis oma anumat seda vett täis, et kodus seda juua või sellest siis valmistada midagi endale. Ja loomulikult, kui sa juba allikal oled, et pese oma nägu ja käsi allikaveega, mis on puhastav ja toniseeriv ja ergastav, et see võimalus ka kindlasti, eks ole. Ja jällegi, et vaata siis näoga päikese poole, et palu siis päikesel sellel hooajal olla sinu vastu hell ja helde, kasvatada sinu saaki, hoida sinu peret, pakkuda sulle kindlustunnet, et pakkuda ka selgust, eks ole, et päike on selline nagu mehelik energia, selgus, konkreetsus, mõnes mõttes ka jõulisus, turvatunne, et ka see allikarituaal võiks siis sisaldada selliseid tegevusi või selliseid taotlusi, kui sa seda soovid. Ja vastupidi ka, eks ole, et pakkusin siin, et lõkketule ääres saab lahti lasta. Tegelikult võid minna ka loodusesse päikese loojangut vaatama ja sinna loojangusse öelda need asjad, millest sa oled valmis vabanema ja vaadata siis seda loojangut seni, kuni päike siis lõplikult silmapiiri taha veereb. Et neid rituaale ja kombeid on palju, mida kõike saaks teha, aga sellised mõtted lihtsalt täna hommikul. Loodan, et see oli sinu jaoks inspireeriv ja et sa siit midagi enda jaoks leiad. Minu põhimõte on see, et kõik see, mis meid ei kahjusta, on meie ressurss ja seda on mõistlik enda hüvanguks rakendada. Mina olen Kaidili Välb, sinu psühholoog, psühhoterapeut ja kohtume järgmisel pühapäeval. Ilusat päeva!